Tere! Mina olen Iti Lauk ja mina räägin siis teile natukene mereprügist, kuidas seda koristatakse, kokku kogutakse ja kuidas seda võib-olla saate oma projektis disainina ära kasutada. Nii, alustame siis sellest, et miks mereprügi on probleem. Põhiline on ikkagi see, et seda tuleb merre ja ookeanidesse nii suurtes mahtudes, et see on tegelikult raske on niisugust asja ette kujutada. Ja kuna ta laguneb ikkagi sajandeid, siis plast ja prügi üldse ei jõua ära laguneda enne, kui uus prügi juba ammu peale tuleb. Et selles suhtes prügikogused pidevalt suurenevad ja isegi kui nad lagunevad, siis see mikroplast jääb ikkagi sinna merre, mida siis tarbivad nii kalad, linnud, erinevad mereelanikud siis. Ja lõppude lõpuks jõuab see ka meie inimeste toidulauale. Ja muidugi see prügi muudab nii rannad kui mered elamusse kõlbmatuks. Täpsemalt siis prügi kogumisest. Olen toonud 2 näidet sellest, kuidas seda on võimalik siis füüsilisel viisil teha, et kas siis ookeanist või merest seda selliste hõljuvate võrkudega kokku koguda või siis valida hoopis niisugune kitsam koht, näiteks jõgi, kust vesi käib kiiremini läbi ja seal siis võrkudega seda koguda suuremates mahtudes. Või siis muidugi nagu paremal pildil näha lihtsalt rannas koristades. Et need on siis võimaldavad suuremates mahtudes seda kokku korjata. Lisaks füüsilisele on ka võimalik seda teha keemiliselt, et osad kemikaalid ja ensüümid on võimelised lagundama plastmolekule ja bioloogiliselt siis on osad organismid ja vetikad võimelised siis ära sööma seda prügi ja puhastama meresid. Nii. Ja siit on kohe hea edasi liikuda Eestisse tagasi, ehk siis maailma mastaabis siis tulla väiksele Ruhnu saarele, kus pildil on näha meie iga-aastane rannakoristus, mida me viime läbi siis Teeme Ära raames igal kevadel, kus tulevad kohalikud, põhikooli õpilased ja mõned vabatahtlikud väljaspool Ruhnu saart ja me käime terve saare ümberringi ära ja kogume kokku kõik prügi, mis selle aastaga on siis kaldale uhtunud. Ja kusjuures iga aastaga on seda vähemaks jäänud. Et ja kogume selle kokku ja siis transpordime lõpuks siis mandrile, et see saaks käitlusesse jõuda. Nii, ja jõudes siis minu teise suurema teemani, räägin siis klaasist kui mereprügist, mida siis võib-olla oleks väga mõttekas disainis ära kasutada. Et kui jõuavad näiteks pudelid, aknaklaasid, erinevad klaasist esemed, jõuavad siis merre, siis nad lähevad katki ja nad on esialgu päris ohtlikud nii loomadele kui ka tegelikult inimestele. Et kui loomad neid söövad kogemata või siis kui inimesed näiteks lähevad ujuma, siis see on ohtlik. Kuniks sellest saab ilus lihvitud mereklaas,
millel on siis ümarad ääred ja sihuke tuhm olek. Tänu aastate pikkusele nii-öelda lihvimisele, mis on siis mere poolt tehtud. Et kui need hoovused ja lained liiguvad, siis ja see liiv, mis merepõhjas on, siis need lõpuks kaldale jõudes on väga ilusad ja siledad. Ja ma otsisin internetist mõned natuke inspiratsiooni, et mida nendest klaasidest siis teha. Et ma kindlasti tulevikus võib-olla prooviks ka neid kaelakeesid teha. Aga et põhimõtteliselt on võimalik väga-väga paljusid asju teha, nii ehteid, erinevaid aksessuaare, riideid isegi, riideelemente ja isegi võib-olla sisekujunduses erinevaid lampe, kaunistusi, seinasid, laudasid, et valikuid on lõpmatult palju. Ja näiteks meie perel on nii-öelda harjumus, et kui me käime rannas, siis me alati korjame neid mereklaase endale tasku ja siis toome koju, et see on väga sihuke teraapiline tegevus käia jalutamas ja korjata lihvitud klaasikilde. Ja tulevikus siis on meil plaanis teha selline klaasist sein omale majja. Siis nendest klaasidest. Ja ega mul rohkem teile praegu rääkida ei ole, kui seda, et siin on meie väike põhikooli projekt, kus me käisimegi rannas siis koristamas ja rannast leitud prügiga siis panime kokku tädi koristaja. Ja sellega ma siis lõpetaksingi täna. Aitäh!